Lugupeetud saadikud, kui me viskame pilgu sellele olukorrale, mis praegu valitseb USA-s, kus on aastakümneid arendatud välja diskrimineerimisvastaseid, nõndanimetatud diskrimineerimisvastaseid seadusi, siis see tundus Ameerika valijatele sedavõrd ebaõiglane. Ehk tegelikult loobuti inimeste kvalifikatsiooni hindamisest, kvalifitseeritud, pädevate, targemate, õppinumate inimeste värbamisest paljudesse institutsioonidesse, ettevõtetesse, et see kahjustas juba ühiskonna õiglustunnet nii tugevalt, et valiti presidendiks mees, kes leidis, et see on täiesti vale. Ja nii on ka USA õigussüsteem leidnud, et see on tegelikult vale. Samamoodi võib öelda, et USA-s käsitletigi seda kui põhiseaduse rikkumist. Ehk siis nõndanimetatud diskrimineerimisvastased seadused, need ju toimisid igal pool, küll haridusasutustes, kus siis pidi värbama rassilisi vähemusi, puudega inimesi, naisi ja nii edasi. Kas tõesti naised on juba loomult puudega või? Vabandage väga. Et seda te ju ajate, et te nagu meelega tõestate, et naistel oleks nagu mingi puue, et nemad konkurentsis ei ole võimelised oma pädevuste alusel saavutama samu tulemusi nagu mehed. Seda peab tegema käsu korras, käte väänamisega. Ja paraki USA haridusasutustes, teistes institutsioonides läksid asjad lappama. Ehk siis mitte oskuste järgi ei valitud ja tulemused olid pinged organisatsioonides, pinged haridusasutustes, pinged äriettevõtetes. Muide, rassiline diskrimineerimine käis ka näiteks Aasia päritolu tudengite suhtes, sest nad olid kõige töökamad, usinavad ja saavutasid paremaid tulemusi. Neidki ei lastud ülikooli nii palju. Pidi võtma vähem kvalifitseeritumaid, kes tegid eksameid halvemale tulemusele. Sellisest ebaõiglusest tüdines USA ühiskond ära. Ja ärme unusta, et sellele andsid toetuse ka USA valijad nii kongressi valimistel kui mitmes muus institutsioonis, nii et see on Ameerika rahva tahe selline jama ära lõpetada, mis on ebaaus, ebaõiglane ja ei tugine inimeste oskustel ja heal tahtel. Aga Euroopa Liit ongi kõiges maha jäänud, ta paneb veel 6-7 aastat siin rohepööret, kukkudes oma konkurentsivõimes Hiinast ka varsti allapoole. Et see ongi euromarksismi ülim rumalus, et tema teeb neid lollusi edasi, mis on mujal juba lõppenud. Siis kõik see tõi kaasa ebaprofessionaalsete inimeste värbamise väga olulistesse riigi institutsioonidesse, sest käsk ju tuli, et peab olema sellest või sellest rassist, peab olema see või toosugune, peab olema sellise puudega. Vabandage, aga sellel olid tagajärjed. Kui me vaatame, kuidas siis diskrimineerimise vastu tegelikult võidelda, see on ju inimestele võimaluste andmine, nende harimine ja siis lõppude lõpuks ju ülikooli tulemuse otsustavad ikkagi eksamid, mitte diskrimineerimise vastane seadus. Et niimoodi ei saa asju ajada minu mõistes küll, et kui ülikoolidesse võetakse mingil muul kriteeriumil kui taibukus ja töökus, siis me oleme midagi ühiskonnas väga valesti teinud ja me alustame nende inimeste diskrimineerimist, mis on ebaseaduslik, kes on oma soorituse paremini teinud. Ja USA-s ongi leitud, et see toob kaasa massilise diskrimineerimise laine. Tõi kaasa massilise diskrimineerimise laine näiteks valgenahaliste suhtes, kes ei saanud samade tulemustega või paremate tulemustega neid ametikohti, mida nad väärisid. Ja nii ei ole õiglane. Aitäh!
tänud, et saite 5 minutiga hakkama.